Aitäh! Tere tulemast minu poolt ka kõigile. Nagu Evelini poolt juba ette juhatatud, siis teema võib-olla lihtsustatuna kuuluks siis või kõlaks sotsiaalvaldkond ja rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtt. Kõigepealt üleüldse, et millega Sotsiaalkindlustusamet ise juba täna tegeleb selles vallas, siis meie põhivastutus on majutuskeskuse teenuse korraldus. Teenust kui sellist me tagame läbi meie hea partneri AS Hoolekandeteenuste, et majutuskeskuse töötajad on täna ilusti ka siin olemas. Kui seniste pauside ajal ei ole võimalik nendega olnud suhelda, siis kindlasti pärastpoole saate küsida, kellel huvi on, et kuidas see päris elu seal siis igapäevaselt nii-öelda meil välja näeb. Ja majutuskeskuse teenus enda siis kuulub siis, nagu nimetus ütleb, majutus, tagame inimesele vajalikud nii-öelda esmavajadused läbi siis toidu, hügieeni, riiete. Meie puhul on oluline silmas pidada, et nii-öelda tavateenuse kontekstis me keskuses toitlustust kui sellist ei taga, vaid anname siis inimestele rahalise toetuse, mille eest nad saavad ise siis korraldada endale vajaliku toidu. Majutuskeskusesse saabumisel on kohustuslik tervisekontroll ja siis jooksvalt on vajaduspõhised tervishoiuteenused inimestele tagatud. Ja kui täiendavalt siis, kui on vajalik, korraldame tõlketeenust ning täna on siis meie poolt ka korraldatud eesti keele õpe. See keskuses toimub 2 korda nädalas, kui ma nüüd puusse ei pannud 3, sain juba, et panin puusse 3 korda nädalas, et siis inimesed käivad, oluline element mainida. Meil on kohustus keeleõpet pakkuda, inimestel kohustus selles täna osaleda ei ole. Nagu kõikide erinevate etappide juures kogu selle rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu puhul, et oluline on inimeste informeeritus nende õigustest ja kohustustest, et kui tavapäraselt taotlejale esmalt tutvustab õigusi ja kohustusi PPA, siis eks majutuskeskuses need teemad jooksevad ka. Ja muu selline, et samuti siis kui inimene on saanud rahvusvahelise kaitse positiivse otsuse, ehk siis laieneb ka luba Eestis elada, et siis toetame majutuskeskusest väljakolimist. Selleks on erinevad toetused olemas ning jooksult siis on ka kaitse saanutele 2 aasta jooksul pärast elamisloa saamist võimalik hüvitada tõlkekulusid. Keskuses läbi Euroopa Liidu varjupaiga integratsiooni ja rändefondi on meil tagatud erinevad tugiteenused, mis siis toetavad täiendavalt vaimset tervist, vaba aja sisustust, erinevaid kohanemismeetmeid ja muu sellist. Ja teine võib-olla selline suurem on meie nii-öelda vastutus on siis saatjate alaealiste vastuvõtuvaade, ja kus SKAL endal konkreetselt on nii-öelda juhtumikorralduslik ülesanne täna. Koostame lapsele juhtumiplaani koostöös kohaliku omavalitsusega, siis vaatame, et kus siis see saatjate alaealine oleks võimalik paigutada. Aga kui nüüd rändepakti vaadata, et täna hommikul on sellest juba paljustki räägitud, et kõik elemente ei hakka kordama, aga mis nii-öelda meie kontekstis kõige olulisem on see, et kuigi hommikul siin kuulsite, et õhus on piirikontroll, piirimenetlused ja nii edasi, siis tegelikult rändepaktis on ka 2 olulist elementi, mis ennekõike puudutavad sotsiaali. Et küsimus ei ole siis ainult tõhusas nii-öelda riigi või seal piirikontrollis, vaid küsimus on ka selles, et need inimesed, kes päriselt vajavad meiepoolset seda tuge ja kaitset, et neile siis oleks need nii-öelda see sotsiaalkaitse laiendatud ja nende nii-öelda see, et meil oleksid eriti tõhusad meetmed haavatavuste tuvastamisel ja erivajadustega siis erivajaduste hindamisel ja nende märkamisel. Ja loomulikult siis sellest kõigest tulenevalt ka vajalik tugi inimestele tagatud. Kui jälle vaadata, et võib-olla siis teisel poolel ka, et nagu siin hommikulgi oli kuulda, et eesmärk on ennetada ehk ositi ka süsteemi ärakasutamist, et eks siis sama
ka nii-öelda majutuskeskuse või vastuvõtu poole pealt selle nurga alt, et teatud hoovad on meile juurde tekkinud, et juhul kui näiteks inimene ei tee koostööd, kas ta ei tee meiega majutuskeskuse tasandil või on menetluse poole peal mõningad murekohad, et siis nüüd rändepaktis olev direktiiv, vastuvõtutingimuste direktiiv näeb ette, et koostöö mittetegemisel on ka tagajärjed, mis siis võivad inimesele laieneda. Ja kui detailsemaks minna, et siin on natukene nüüd kirbukirja, aga et kui vaadata täpselt majutuskeskuse enda kontekstis, et ütleme, et kui mõelda seda, mis meie täna juba teeme, mis kujul meil majutuskeskuse teenus kui selline on osutatud ja kui mõelda nüüd, mida tutvustab või mis nii-öelda uued nõuded või normid on tutvustatud läbi rändepakti, siis hetkel meie väide jääb sinna, et tegelikult teenuse vaates väga palju olulist ei muutu. Pigem on see, et meil on juba olnud paljudki tagatud, vaid siis rändepakti kontekstis on oluline lihtsalt, et liikmesriigid tuleksid nii-öelda ühtsele standardile. Ja siinkohal on oluline ka markeerida seda, et siin Euroopa Liidu varjupaigaameti esindaja poolt välja toodud erinevad juhendid, suunised, aga lisaks sellele on tegelikult varjupaigaameti poolt ka väljatöötamisel viimast pihvi saamas ka erinevad koondatud nii-öelda standardid, millele siis üks rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtt vastama peaks, et siis sealt nii-öelda saame ka oma suunised ja täna võib öelda, et siiski päris paljud on meie puhul juba tagatud. Tekstid ise toovad välja suuremat rõhuasetust tervishoiuteenuste kättesaadavusele, sealhulgas rõhutatakse reproduktiivset tervist ja vaimset tervist. Et ja nagu eelnevalt juba öeldud, selline koostöö, inimese koostöö suunamine ja kui see ei realiseeru või seal on mõningad takistused, et siis tegelikult on võimalus laiendada sanktsioone. Et täiendavalt, mida tekst rõhutab, on seesama, et ikkagi kuidas see varjupaiga taotleja nii-öelda hõlmatus vastuvõtusüsteemiga on, et meie vaates täna on see loogika, et PPA-l on võimalik inimene paigutada kinnipidamiskeskusesse, tulevikus võib olla selleks ka siis võimaluseks ka piirimenetluse lahendus. Inimene on võimalik suunata majutuskeskusesse, aga meil on ka kindlasti neid inimesi, kes ei pruugi kas nii-öelda kvalifitseeruda, ei ole võib-olla hea sõna, aga saate mõttest aru küll, et kas neile siis kinnipidamine ei laiene või näiteks ei vaja ta majutuskeskuse teenust, sest tal on siin olemas vastuvõttev võrgustik ja toetussüsteem, et siis viibivad nad näiteks väljaspool majutuskeskust, aga siis meie vaates on oluline, et nad oleksid paremini hõlmatud vastuvõtusüsteemi erineva toe ja teenustega. Mis pakt täpsustab, on see, et erivajaduste hindamine peab olema teostatud 30 päeva jooksul. Jällegi meie vaates on oluline, et kui hindamisega PPA alustab, et inimene näiteks meile teenustele suunatakse, siis kindlasti omalt poolt saame hindamise vaates üht koma teist sisendit anda, kui selleks vajadus on. Aga põhimõtteliselt pakt näeb ette, et 30 päeva jooksul siis Eestil peaks olema arusaamine, et mis on selle inimese menetluslikud või siis vastuvõtu vaates erivajaduse tagatised, mida me talle peaksime langetama. Teenustasemete langetamine, nagu öeldud, et kui inimene ei tee koostööd, et siis seda on võimalik individuaalselt hinnata. Tasemete langetamine peab olema proportsionaalne. Et teatud juhtudel, erandjuhtudel siis on teenustasemeid võimalik langetada ka sel juhul, kui meie tavaolukorra majutusvõimekus on ajutiselt ammendunud. Siin kontekstis me ennekõike räägime nii-öelda kriisilahendusest, aga jällegi, et see on meil ka tänases õigusruumis tegelikult juba sees. Täiendavalt pakt toob välja integratsioonimeetmed, aga nendest räägib Margarita natukese aja pärast lähemalt, et siin ma rohkem ei peatu. Ja siis nagu hommikul juba öeldud, seesama vastuvõtusüsteemi kriisikindlus, et mille tagamist oodatakse, kus me siis koostöös PPA-ga tegeleme vajaliku dokumentatsiooni, kriisiplaani ja muu sellise täiendamisega, et see siis vastaks paktis seatud nõuetele.
Ja eks teenuste toimepidevus kui selline üleüldiselt on meile Sotsiaalkindlustusametis üks prioriteetsetest teemadest nii ehk naa. See nüüd puudutab täiskasvanuid ja majutuskeskuse vaadet, aga kui me laste juurde tuleme, et jällegi, et ütleme, võib-olla siinkohal pakt nii palju uut kui sellist tegelikult ei too, ehk mõningad nüansid, mida paremini rohkem välja tuua või millele ta eriti rõhub, on seesama, et taotlejate alaealised või siis alaealistest taotlejad peavad saama samasuguseid tervishoiuteenuseid nagu alaealised kodanikud, ehk et on toimunud võrdsustamine ja seda oodatakse siis kõikides liikmesriikides. Ja teine, mis võib-olla üks suurimaid põhimõttelisi muudatusi on, et saatjate alaealiste puhul, kui tavapäraselt vanuse määratlemine on ennekõike toimunud läbi nii-öelda meditsiinilise ekspertiisi, siis nüüd siin on väga põhimõtteline muudatus, et siis vanuse kahtluse korral kõigepealt tuleb läbi viia nii-öelda mitmet valdkonda hõlmav hindamine ja kui see ei anna selget indikatsiooni, et siis nii-öelda viimase, kuidas öelda, lahenduskäiguna, et siis on võimalik liikuda meditsiinilise läbivaatuse suunas. Ja tekstid täpsustavad ka saatjate alaealiste esindamist, et kus siis tavaolukorras ühel esindajal võib olla 30 esindatavat, kriisiolukorras 50 esindatavat, et ja siin on oluline siis mainida, et tänasel päeval ennekõike esindusfunktsioon on üles ehitatud läbi eestkoste. Paigutamine saatjate alaealiste puhul olulist erisust ei too, jäävad need samad võimalused, et mis tänagi on kasutusel. Seni praktiliselt valdavalt me oleme kasutanud asendushooldusteenuse lahenduskäiku, ja teatud juhtudel, kui see lapse parimate huvide hindamine on näidanud, et see on mõistlik, siis on 16+ lapsed paigutatud ka tavalisse majutuskeskusesse. Ja siis kooli kohustus, kui praegune õigusruum näeb ette, et 3 kuu jooksul rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise hetkest peaks laps saama kooli, siis rändepaktist on lühenenud 2 kuu peale. Need teemad muidugi siin on erinevate haldusaladega kokkupuutumuses, et selles suhtes kindlasti siit ka Siseministeeriumile meie poolt suured tänud, et me oleme kõike seda saanud võrgustikus arutada ja vaadata, et mis need ühiskohad on ja kuidas need lahenevad ja et see on olnud üks väga huvitav etapp, väga intensiivne etapp, aga usume, et siin on kõik kõige paremad lahendused, mida hetkel on võimalik nii-öelda süsteemi tuua. Ja meie vaates, mis meil sellised hetke põhi nii-öelda arendus-parendus tegevused laual on see, et tahaksime jõuda sinnani, et sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister saab vajalikud arendused ja moodulid, mis võimaldab meil paremat andmevahetust nii PPA-ga, kuid ei välista ka teisi osapooli, et kellega see andmevahetus vajalik on. Ja lõpuks see, et kui see majutuskeskuse tasandil tööriistana on kasutusel, et kui ka inimene on saanud rahvusvahelise kaitse, liigub välja KOV-i, et siis tegelikult kohalikul omavalitsusel on juba üht koma teist infot tema osas olemas, et nii-öelda see inimese liikumise teekond koos andmete ja kõige muuga on sujuv ja saame välistada, ma ei tea, a la taas ohvristamisi või mõningate ebavajalike nii-öelda lisaküsimuste ja tegevuste tegemist. Nagu öeldud, vaatame omalt poolt, kuidas paremini hõlmata väljaspool keskust viibivaid taotlejaid, kuidas neile teha erinevate teenuste kättesaadavus paremaks, et kes asjaga kursis on, teavad, et seal mõningad väljakutsed on olnud, et selles osas siis otsime erinevaid lahendusi. Ja majutuskeskuse teenuse standardite ja tasemete langetamine, et eks see on meil natukene küsimärgi all veel. Siseministeeriumi kolleegidel oleme ka alati öelnud, et me ikka tahaks näha,
et välismaalaste rahvusvahelise kaitse seaduse eelnõu saaks esimese lugemise läbitud, kuna meil mõningad ideed seal on, mis see nii-öelda miinimumteenustasand näiteks endast kujutada võiks, aga meil on kõigepealt vaja seda suunist, et me ei ole midagi väga pöörast välja mõelnud või teistpidi, et me liiga lahked ei ole näiteks, et eks ta selline tasakaalu otsimise küsimus on. Ja koostöös PPA-ga erivajadustega taotlejate vastuvõtuvõime parandamine ja siis saatjate alaealiste vastuvõtuprotsessi kirjeldus. Et alustame kirjeldustest, jõuame sealt samm-sammult edasi juba konkreetsemate juhendite, suuniste ja lahenduskäikude juurde. Aitäh! Väga hea, täpselt aega, mis on suurepärane, kui ma vaatan, kui palju meil küsimusi on. Head praktilised detailiküsimused. Kõige rohkem tahavad inimesed teada sellest, kuigi te natuke mainisite ka, aga täpsemalt, kuidas on tagatud arstiabi nendele, kes elavad väljaspool majutuskeskusi? Täna jätkuvalt see arstiabi on ennekõike tagatud läbi majutuskeskuse teenuse osutaja, et võttes arvesse, kuidas meil üleüldiselt tervishoiuteenuste kättesaadavusega on, et eks jah, et seda alati ei saa garanteerida, et kui minul on vaja arstiabi, elan Põlvas, siis seal on mulle kõik teenused koheselt kättesaadavad, et ei ole välistatud, et inimesel on vaja erinevate teenuste saamiseks siiski Eestimaal liikuda. Nii, majutuskeskustest põgenevad ja lahkuvad välismaalased teadmata suunas aeg-ajalt. Mida te selle ennetamiseks teete? Et see on hea üldfilosoofiline küsimus, et kust me nüüd alustame. Aga põhimõte on selles, et ja mida ka paktitekstid rõhutavad ja mis ka sisse tuleb, mida EUA kajastas, et oluline on, et inimene on informeeritud. Et info jagamine algab juba päevast üks, kui ta Eesti territooriumile oma varbaotsakese paneb. Ja selles suhtes, et kõikides nendes etappides, mis ta siis selle varjupaiga menetluse protsessi jooksul, sealhulgas ka majutuskeskus näiteks läbi käib, et info. Et seda temale siis jagatakse, selgitakse, mis need tagajärjed on. Et oluline on mainida, et me võime ju seda lõputult muidugi rääkida ja selgitada, aga et eks me peame ka mõistma, et miks inimene selle otsuse on vastu võtnud, mille ta parasjagu on vastu võtnud, et seal võib olla ka valeinformatsiooni ja nii edasi. Et jah, aga põti on infos. Kuidas planeerite erivajaduse hindamise, kes seda tegema hakkab? Eks see sõltub erivajadusest. Erivajaduse hindamine kui selline on tegelikult ju täna samamoodi juba osa menetlusest, et kui siin PPA kolleegid on veel saalis ja tahavad jagada, kuidas PPA seda teeb, siis kindlasti enam kui teretulnud, et aga meil on majutuskeskuse tasandilt täna see nii ehk naa igapäevaselt toimub vesteldes inimesega, kasutades erinevaid nii-öelda instrumente selle jaoks, et oluline on silmas pidada, et erivajadus võib nii-öelda välja tulla aja jooksul, ta võib muutuda aja jooksul, et selles suhtes siin peab ikkagi olema pidev töö inimesega. Ja kui vaadata tulevikku, et hetkel siis koostöös PPA-ga ja Euroopa Liidu tehnilise toe instrumendi, et on rakendamisel projekt, on üks asutus nimega ICMPD, ärge küsige mu käest praegu seda pikka nimetust, et ma ei jääks hätta, et kelle toel siis me tegelikult vaatame üle oma erivajaduse hindamise protseduurikat ja sealt kaudu siis loodame, et tulevad ka uuendused ja täiendused meie juhenditesse. Kas sotsiaalsüsteem on valmis teenuste pakkumiseks saatjate alaealistele lastele, kes räägivad eksootilist keelt? Keele mitte või eksootiline keel ei saa olla takistuseks teenuste tagamisel, et meil on olemas tõlkelahendused, et eks siis tuleb tõlk kaasata. Kas varjupaiga taotleja majutusena nähakse tulevikus võimalust nad laevale majutada nagu Ukraina sõjapõgenikega?
Eks me seda välistada ei saa. Ma loodan, et me seda enam kunagi tegema ei pea. See põhjus, miks Ukraina sõjapõgenikud majutati omal ajal laevale on, ma vaatan lihtsalt palju mul aega on, et selles väga hea tempo, nii pole midagi. Selline küsimuste-vastuste voor, aga põhimõtteliselt olude sunnil peame mõistma, et sel hetkel me olime vastakuti massilise sisserändega. Meie lahenduskäik ennekõike tugines sellele, et riik üksinda ei saa seda olukorda lahendada. Meil on erasektorit appi vaja. Ja selles suhtes sattusid laeva hanked ja küsimused erinevatel ajahetkedel, aga lihtsalt illustreerimaks näidet, et kuna meile tol hetkel oli ka oluline, et me suudaksime inimestele erinevaid teenuseid tagada, seda oli oluliselt lihtsam teha ühes kompaktses kohas, kui teatud ajahetkel meil oli, kui mälu ei peta, umbes 90 erinevat majutuskohta üle Eesti, kuhu me ukrainlasi paigutasime, et lihtsalt igale poole paratamatult ei jõudnud. Ja ei tee saladus, suvisel perioodil on väga keeruline konkureerida Rally Estonia ja Rammsteini kontsertitega, et selles suhtes olid ka sellised pragmaatilised kaalutlused laeva kasutuselevõtu taga. Ma loodan, et inimesed ei pahanda, kui me mõned minutid üle läheme, sest küsimusi on jätkuvalt, inimesed ka hääletavad, neid muudkui üles küsivad ja hääletavad ja kes väga peab lahkuma, siis tegelikult see uks ei ole lukus, et saab põgeneda ka, et päriselt võib kellelgi olla ka päeva lõpus kuskil muid kohustusi, aga kohe seostub küsimus. Kui suur on teie võimekus majutuskeskuses isikuid majutada? Meie tavapärane igapäevane võimekus on 100 inimese vastuvõtt. Samamoodi meil taustal on selline puhvervõimekus kuni 50 inimest, ennetades või säästes Evelini aega, et mis siis edasi saab, kui tuleb see +1, et jätkuvalt ennekõike oleme oma täiendava võimekuse üles ehitanud siis erasektori najale. Ja ei tee saladust, et vaatame järjekordset majutusasutuste otsa, et keda me siis oleksime järk-järgult nii-öelda avamas. Ja kohe seonduvalt, mis saab Vao ja Vägeva majutusüksustest? Ma juba sõnaliselt ühendasin nad ära, aga Vao ja Vägeva siiski eraldi. Mis nendest saab? Ja selles suhtes, et meie majutuskeskus kui selline on nendes üksustes opereerinud alates 2013. aastast. Kuidas me seda lahendanud oleme läbi hankemenetluste, et meie plaan on sama loogikaga jätkata. No nii, võtame kohe ristküsitluse teisest suunast. Kes määratakse saatjate laste esindajaks? Kas sulgudes eelkõige vastavat teenust pakuvad, sulud kinni juriidilised isikud? Kas on kaardistatud võimalikud juriidilised isikud? Nii, igaks juks vaatan kolleegi poole, et siis ma näen, et kui ma totaalselt pada ajan, et siis ta aitab mu välja. Et ennekõike, mis see lähtekoht on olnud, on see, et perekonnaseadus täna väga selgelt defineerib, et eestkostja, nagu ma eelnevalt tõin välja, et me ei ole täna seda tavaolukorras seda erisust toonud, et saatjate alaealise puhul esindaja ja eestkostja on 2 erinevat funktsiooni. Pigem on nad kokku liigitatud ja selles vaates on siis esindusfunktsioon saatjate alaealise puhul asukohajärgse kohaliku omavalitsuse eestkostjal. Kuidas kohalik omavalitsus seda funktsiooni on täpselt ise nii-öelda täidab, et see on juba nii-öelda nende korralduslik pool. Ütlesin õigesti? Jah, noogutus tuli. Tempo on nii hea, et siin on 3 ärge rohkem workshopi küsimusi kirjutage, aga ma küsin need 3 küsimust, mis veel on ära ja siis korraks saab 1 mikrofon ka. Ma luban 1 küsimus mikrofoniga. Nii, mida peate silmas reproduktiivset tervist puudutavate teenuste puudujäägis? Mida soovitakse rohkem? Puudujääki ei oska kommenteerida, see on Euroopa õigusruumist tulnud vajadus, et reproduktiivne tervis ilmselt täpsemat selgitust ei vaja. Et ütleme jällegi meie kontekstis inimestele on juurdepääs nendele teenustele olemas olnud ja sellisel kujul see edaspidi ka jätkub.
Nii, miks pakkuda kohustuslikus korras eesti keele õpet, kui pole kohustust selles osaleda? Ehk kust algab integreerumine meie ühiskonda, kui soovitakse kaitset ja riigi abi ja tagatisi? Ma viimase jupi jätaksin Margaritale sissejuhatuseks, et aga tulles küsimuse esimese poole peale, et see on väga hea küsimus, ka meie oleme seda küsinud, aga siin on oluline silmas pidada seda, et inimeste osalus keeleõppes majutuskeskuses käib lainetega, et see suuresti sõltub sellest profiilist, kes meil seal kohal on ja siin on oluline silmas pidada, et lapsed, kui nad käivad lapsed lähevad nii ehk naa tavaharidussüsteemi, et nemad saavad oma keeleõppe juba koolist. Aga täiskasvanute puhul, et nagu öeldud, et mõned profiilid käivad rohkem keeleõppes, on väga motiveeritud, teised võib-olla käivad vähem. Aga see olulisus neile seda keeleõpet pakkuda ka tänase süsteemi järgi, see ikkagi on seal, võttes arvesse, et potentsiaalselt need inimesed on lähitulevikus meie ühiskonna liikmed, et kasutame keskuses viibitud aega mõistlikult, õpetame neile keelt. Samamoodi, kui nad taotlejad on, nad ju tegelikult viibivad meie keskel, nad tarbivad mõningaid samasid teenused, mida meie tarbime, et selles suhtes see kindlasti kasvatab nende kuuluvust siia ja samamoodi ei välista, et aitab ka kaasa avaliku arvamuse kujundamisele. Nii, viimane veebiküsimus. Millisel viisil inimestele infot nende õiguste ja kohustuste kohta antakse? Kirjalikult, suuliselt? Kas on kontrollitud, et kirja pandud viis on inimestele päriselt mõistetav? Info jagamine, kui mõelda nüüd jällegi meie kontekstist, konkreetselt on nii kirjalik kui suuline. Samas vaadates natukene tulevikku, et nagu ka EUA kolleegide poolt välja toodud, siis üle-euroopalised tegelikult need infojagamisviisid suhteliselt standardiseeritakse ära, jääb kirjalik, jääb suuline ja täiendavalt luuakse ka videolahendusvõimalused, et selles valguses peaks ikkagi kõik need infotarbimisviisid olema ilusti kaetud ja jätkuvalt see oluline nüanss on, et sellest üksi ei piisa, et me ühel päeval inimesele sellest infost räägime või seda kajastame, et see on pidev tegevus. Nii, kas on üks käsi saalist või laseme Margarita Källo, kes on Kultuuriministeeriumi vabandust. Tere jälle mina. Et praegusel hetkel on niimoodi, et kinnipidamiskeskus näiteks sotsiaalsetes tagatistes eest vastutab PPA, majutusasutustes siis SKA. Nüüd meil tulevad ju uued üksused ehk siis piirimenetluse jaoks ka ja siis kogu see süsteem ju tehakse ümber, et kuidas siis nüüd tulevikus on, kas SKA jääbki vastutama ainult siis majutuskeskuste eest ja siis PPA siis kõikide nende kinnipidamisasutuste eest ja siis kui meil tuleb alternatiivne kinnipidamine, siis kuidas sellega on? Küsimuse vastus on jah, kas küsimusele ja kuidas sellega on, et ikkagi kõik alternatiivne, et see on ikkagi või alternatiivid kinnipidamisele, et see on PPA vastutusalas. No nii, aga nüüd ma ütlen küll aitäh, sest me oleme korralikult küsinud.